Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Aga tervitus ja stardime seekord. Ütleme nii, et kui tahad lennata, aga mitte eriti kõrgelt, siis üks võimalus on äkki hoopis kõrgele ronida ja vaadata seda sealt. Selleks kutsusin täna podcasti Elamus Plus eestvedaja Kristjan Tamme, kes oskab äkki sind juhendada, kuidas üldse ronimise, alpinismi ja kõige muuga alustada ja kuidas tegelikult lõpuks suurte mägedeni välja jõuda. Tere, Kristjan! Tere! Enne kui lähme päris teemade juurde, siis mis oli sinu viimane mäetipp, mille sa vallutasid? Minu viimane mäetipp oli Kaspek. See sama suvi, möödunud suvi. Ja kui kõrge? Natuke üle 5000 meetri. Ja oli raske? No see pole mul esimene kord, seega ma teadsin, mis juhtub ja me käisime võrdlemisi kiiresti, et ilmaolud olid sellised. Seega oli täitsa nauditav selline, ütleme, kiire sutsakas, kui nii saab öelda selle 5000 meetri kohta. Aga läheb iga kord nagu kergemaks ka see? Või see oleneb ikkagi lihtsalt treenitusest? Seal on geneetiline eelsoodumus, et kellel tekib kergemini mäehaigus ja kellel ei teki, ehk siis teise nurga alt vaadates, et kes talub kõrgust paremini, ehk siis on justkui rohkem mida hingata, aga teine aspekt on muidugi ka füüsiline vorm, et me selle jaoks ju teeme trenni, teeme kardiot, käime seljakotiga treppe kõndimas ja muud, et jaksaks siis ennast, oma jalgu ja oma seljakotti sinna üles vedada. Aga kuidas sa ise lõpuks sellise hobi, mis nüüd on juba justkui ju eluks välja kujunenud natukene asja juurde jõudsid, et kuidas sa alustasid? Aasta oli mingi 2015 või 16 ja ülikooli ajal korterikaaslastega mõtlesime, et läheks teeks ümber Mont Blanc'i selle matka. Ja siis planeerisime, kuidagi jäi ära ja siis tuttav ütles, et nad lähevad Mont Blanc'ile. Ja siis mina mõtlesin, et ma tulen ka. Ja siis siuke 6 aega oli jäänud reisini. Ja siis sain kirja, et kas sul on kirka ja kassid juba olemas. Ja siis mõtlesin, et mis asja, eks, et kus ma ennast kirja olen pannud, et kas me lähme sinna otsa päriselt. Mina mõtlesin, et me lähme matkasaabastega ja kõnnime ümber Mont Blanc'i. Ja siis mõtlesin, et kui ma olen ennast juba kirja pannud, et aga lähme siis. Ja siis hankisin endale varustuse. Tol esimesel korral küll rentisin ja väga lahe oli. Mont Blanc'i tipu küll jõudnud, aga ütleme pisiku sain sealt külge. Et siis juba mõned aastad hiljem käisin edukalt seal Mont Blanc'i osas ära ka. Ja siis sa juba teadsid, millest sa ennast silusid, on ju? Nii ja naa, jah. Et see algus oli selline, otsisin või otsisime siis võimalusi Eestis, et kuidas õppida alpinismi kohta, kus harjutada kogu see köietöö ja trenn ja nii-öelda ronimise osa ka. Aga ma ei teadnud kedagi, kes teaks kedagi, kes tegeleks alpinismiga. Et see grupp, kellega me käisime ka, see oli selline, nagu kõik olid esmakordsed ja meil grupi juht kadus ära ja siuke nagu pool segadus. Et kui ma pärast siis hakkasin nagu eesmärgi päraselt võimalusi otsima, siis ma leidsin ühe inimese, kes tegi Astangul Tallinnas selliseid koolitusi ja hakkasin seal käima, et sealt sai selline võib-olla eesmärgipärane enese harimine alguse, et ka päriselt teada, mis teha tuleb, näiteks kui keegi lõhesse kukub või kõik need muud asjad. Aga okei, leidsid esimesi inimese, kes võib-olla midagi teab, on ju, ja said oma baasi kätte, aga kus kohas sa nagu sükust asja edasi õpid? Et saada nagu selliseks, et sa oled ise treener hoopis teistele? Mina, kui toona ma elasin Tallinnas ja siis, kui ma kolisin tagasi Tartusse,
siis Tartus oli sihuke nagu Firni alpinismiklubi trennid toimusid Tartu Ülikooli spordihoones. Ja siis hakkasin seal käima ja seal siis õpid nii köietööd, ehk siis igasuguseid süsteeme ehitama, julgestama, päästmist ja ühtlasi õpid ka ronima, et seal siseseina peal ronima. Ja teine on siis muidugi vana ja YouTube ja kõik materjalid, mis on olemas internetis. Ja kõige olulisem on see, et tuleb ise käia mägedes. Et kui pisiku külge saad, siis ütleme, et puhkusepäevi ja rahalisi vahendeid on vaja, aga minna tahaks ju kogu aeg on ju igale poole ja sealt see kogemus ka tuleb. Nii et kogemus õpetab ikkagi, tundub. Aga miks sa käid mägedes või nagu sa ütlesid, et sa said pisiku külge ja nüüd sa ilmselgelt pole pea 10 aastat nagu tagasi vaadanud ja ainult edasi rühkinud. Aga täpselt, et see on kallis, see võib olla tegelikult ju koha peal võib olla täitsa ebamugav, pikad päevad, mine sa tea, mis hädad veel küljes. Aga ikka palju inimesed, kes sinna nii-öelda nakatuvad, lähevad tagasi. Miks sina sinna tagasi lähed? Mägede kohta öeldakse, et neid ronitakse sellepärast, et need on olemas, eks. Aga enesületus kindlasti, selline võib-olla kiiresti igapäeva elust välja lülitamine. Ja ikka hakkad koguma neid tippe, meetreid, võib-olla selliseid erinevaid riike või raskusastme tüüpe mägesid, mida oled roninud. Kindlasti seltskond on hästi suur faktor, et minu kogemusel kõik inimesed, kellega ma olen koos mägedes käinud, on väga lahedad. Et see, ma väga ootan igat uut mäereisi. Ja füüsiline aktiivsus, et sa paned ju ennast kogu aeg mõtled, et mis see siis järgmine mägi on ja tihti aasta või mitu ette. Ja siis kuidagi üldse ei taha seda õllekõhtu ette kasvatada, kui tead, et on vaja nagu 25 kilo jälle selga võtta ja 5 kilomeetri kõrgusele minna. Aga kas sa ise, on erinevaid tüüpi inimesi, et sina tundud, et sa oled ikkagi täitsa ju mägi ronimisega või selline alpinismi suunaga, et paljud inimesed ju samamoodi vist tekib hasart nagu matkamisest ja kõigest muust ka on ju madalamad mäed võib-olla, aga distantsid võivad olla veel pikemad, lihtsalt tõusnumbreid pole nii palju. Et just kuidas sina ennast liigitad, et mina praegu saan aru, et sa oled pigem ronija, aga kas oled ka nagu selliseid pikemaid matku ette võtnud või on sul selliseid kogemusi? Pigem vähe, et ma enamik oma välisreisidest siis matkan ikkagi ülesse suunas, et tõusumeeter on tähtsam kui see tõusumeeter ja tihti on ju sellega mägimatka esimene pool või ütleme mõnikord ka suurem osa on ju selline matk mägedes, et on tegelikult matkamine looduses, lihtsalt läheb järjest alpinistlikumaks ja õhku jääb järjest vähemaks ja järjest külmemaks. Aga embrace the suck on see, mis aitab, on ju, et selline pool naljaga kannatamine ja selle kannatamismuskli treenimine. Ja pärast on arvatavasti kordades parem olla, kui sa selle ära kannatad, on ju? Jah, et kõik, kellel on väiksed lapsed, et siis kui on unetud ööd või mingid muud rasked olukorrad või stressirohked ajad, et siis kui oled seal mägedes ikka kannatanud ja on külm ja magamata ja 100 häda, siis see teeb tugevamaks, et igapäeva elus, ütleme siin nii-öelda tsiviilis, siis on jaksu palju pikemat ja see sütik on nagu palju pikem enne kui raske hakkab. Aga kust tuli see Elamus Pluss idee, et nüüd hakkaks ise teistele pakkuma sama emotsiooni? Tuligi sealt, et me tahtsime, et teistel ei oleks nii raske see alpinismiga alustamine, kui meil oli. Et oleks koht või klubi, kellega alustada, kellega koos minna mägedesse
ja siis sealt edasi kas siis hakatagi regulaarselt käima või tõmmata endal bucket listist või eesmärkide listist jälle midagi maha, on ju, mis on selline unistus, et Elamus Pluss sai sealt alguse ja tänaseks me oleme enese jaoks mõelnud, et me aitame unistusi ellu viia ja elu põnevaks teha, et meil ju kõigil on mingi runway siin maamuna peal, on ju, et võiks võimalikult palju lahedaid asju kokku pakkida selle aja sisse. Aga kui palju neid lahedaid asju siis on kokku pakitud juba selle Elamus Plussi raames nii-öelda, et palju teil näiteks reisi on olnud? Tänaseks me oleme üle 60 välisreisi teinud, umbes sama palju oleme me Eestis üritusi teinud ja siis sellest 60-st on 40 on siis mägimatkad või siis reisid, mille eesmärk on kuskile tippu jõuda ja sinna juurde kultuurireisid, motomatkad, mäesuusareisid, neid on kõiki natuke vähem, mäed on meie fookuses, aga sellised elamuste kogumised üleüldiselt, et need on need reisid, mida me korraldame. Aga on mõni selline juba väga suur bucket list reis ära ka olnud Elamus Plussil, kus nagu kui sa alguses nagu alustasid, oli see, et sinna peab kindlasti mingi pundiga minema ja nüüd on see juba tehtud ka. Jah, no neid on palju, ma ütlen suured nimed, sellised, ütleme Mont Blanc kindlasti on inimestel üks esimesi mägesid, mis tuleb pähe, et seal ma jään vastuse võlgu mitu korda meie vedurid, me kutsume veduriteks neid inimesi siis, kes elamusvedurid, kes teisi reisidele viivad ja reisijuhiks on. Ja ma arvan, et üks 10 korda küll on juba meil Mont Blanci reise olnud ja Kilimanjaro ja sellised suuremad nimed. Aga mis see plaan tulevikuks on või kas on nagu veel midagi sellist, et nüüd ma ei tea, Lõuna-Ameerikasse kuskile kindlasti või Aasias on mingi koht? Jaa, Lõuna-Ameerika ja sinna juba mitmeid reise meil vedurid ka teevad. Küll aga seal mäed on kõrgemad, et ikkagi 6000 pluss, mis tähendab, et päris algaja sinna kohe nagu minna ei võiks, et ta peaks ikka enne teadma, mis ta see kõrgustaluvus on, kuidas ta keha käitub. Aga ütleme, et mis plaanid on, siis kindlasti järjest mitmekesistub meil see reiside hulk nii mägede mõttes, et rohkem ka tehnilisemaid marsruute ja erinevaid piirkondi, aga näiteks kaljuronimisreise oleme nüüd 7-8 tükki teinud ja seda suunda, see on väga aktiivselt käima läinud. Aga ka ettevõtetele pakume firmareise eesmärgiga täiesti teistmoodi tiimbuildingut teha ja oma ettevõtte lipp viia mäe otsa koos oma enda kallite kolleegidega, koos kannatada, koos rõõmustada. Aga okei, väga hea point, jõudsime nüüd ettevõtete juurde, et näiteks kui suure üldse grupi saab kokku ajada või ma ei tea, ühel ettevõttel tekib idee, et aasta või 2 pärast tahaks ettevõttega minna Mont Blancile. Kui palju inimesi ma pean leidma esiteks, mis on miinimum või mis on maksimum? No ütleme, siuke optimaalne on 6-12, ehk siis ütleme, et kui me siukest klassikalist tiimi suurust võtame ühes ettevõttes, siis ühe tiimi suurus. Ja nemad moodustavad ühe grupi, kui need inimesi jääb puudu, eks me siis vaatame, et kas saab väiksem hulgaga ka minna või mitte. Aga saab siis põhimõtteliselt tegelikult kokku panna ju kogu programmi, et see on muidugi väga tugev eeldus, aga arvatavasti ettevõttes ei ole piisavalt 10 inimest, kes on alpinismiga varem tegelenud näiteks. Et võtadki nagu pikaajalise plaani, siis kas teie abil saab panna ka paika sellise ütleme treeningkava või sellise pika protsessi, et me lõpuks siis
aasta või 2 pärast lähme sinna Mont Blanc'i otsa, aga praegu hakkame nende asjadega tegelema? Ja see on väga hea küsimus, et ja see on ka see üks point, miks Elamus Pluss üldse sündis, et tegelikult umbes pooled inimesed, kes meiega reisidel käivad, ei ole kunagi käinud ühegi mäe otsas. Ja me aitame nii ettevalmistusega, kui oleme ise abiks siis seal samas mäereisil. Korraldame seal koha peal mingit koolitust, kui on vaja siis madalamal. Aga me viime ka läbi alpinismitrenne Tartus ja Tallinnas, kuhu siis saab reisile tule ja minna enne ja natuke harjutada. Ja siis lisaks me teeme selliseid proovimatkasid, et kõikidele, kes uuel hooajal meiega reisile tulevad, siis me saame kokku talvel ja siis üldjuhul kevadel või suve hakul ja siis teeme läbi need nii-öelda olulisemad nüansid, kõik saavad oma grupi veduritega tuttavaks, saavad juttu ajada, saavad oma grupi liikmetega tuttavaks. Ja üldjuhul sõltub mäest muidugi, aga sellised lihtsamad mäed on vägagi tehtavad ilusti inimestele, kes pole ennem käinud mägedes ja võib-olla, kes kohati isegi kahtlevad oma füüsilises vormis, et ärge muretsege ja küsige veduri käest, et mis sa arvad, et ma teen sellist asja, et kas ma võiksin hakkama saada. Kõnin 10 000 sammu päevas ja olen käinud jooksnud linnamaratoni ja nii edasi, et mis sa arvad, kas see on tehtav, eks? Aga võtsitegi väga spetsiifilise suuna, et ettevõtted, aga kas see siis tuli kuskilt nagu enese seest või lihtsalt nii palju näiteks ringkonnad või ettevõttes sees olevad ringkonnad tundsid huvi selle jaoks, et nüüd on sellist asja vaja tegema hakata? Mõlemat. Et ma ise, kui ma ei ole mägedes ja ei tegele ronimisteemadega, siis istun ma ikka arvuti taga ja et oma arvuti tööd teha efektiivsemalt, siis me tegime väljasõite ja tegime selliseid, me kutsusime neid workationiteks, kus me siis tegime tööd ja samal ajal natuke lustisime ka ja need olid väga efektiivsed, ehk siis kõige alguses tuli mu enda seest see mõte ja edasi siis meie Elamuse reisidel on käinud väga paljudel reisidel inimesi, kes on siis tulevad ühest ettevõttest 2-3 ja neil see kamba vaim või selline team building just nagu, kuna nad on kolleegid, on nagu väga, väga tugev. Ja meilt on tellitud ka reise, et on mitmeid ettevõtteid, kes on käinud 2-3 reisil meiega, nii et nad iga aasta nagu siis mõtlevad jälle mingi sihtkoha välja ja siis me korraldame neile ja lähevadki ainult enda kollektiiviga. Aga ütleme nüüd, et see punt on koos, ei pea olema samast ettevõttest, vaid ongi teil on reisi jaoks 10 kohta, need on koos, et milline on üks selline välisreisi tavaline ülesehitus, võtame näiteks selle sama Mont Blanc'i, et kui ta inimene paneb ennast kirja, siis mis sealt edasi saama hakkab? Kõige enne tuleb kinnitus saada, et koht on üldse olemas, eks. Et mõned populaarsemad sihtkohad kipuvad nagu soojad saiad minema, aga kui siis võtab vedur sinuga ühendust ja võib-olla uurib natukene selle kohta, et mis on su füüsiline aktiivsus ja kuidas, mis sa enne teinud oled. Ja kui reisi aeg hakkab kätte jõudma, üldjuhul on enamus ronimishooaega nendel mägedel, mis me pakume, on ikkagi suvel või ütleme varasügisel, siis saame kokku, toimub proovimatk kuskil Eestis, kus siis saab veel küsida varustuse kohta, kõike muud ja konkreetselt reisile minnes, siis reis ise näeb välja selline, et näiteks Mont Blanc'i puhul tehakse kõige enne mingi aklimati tipp, ehk siis selleks, et tutvustada kehale seda hõredamat õhku ja
käia ära umbes 4000 meetri peal, selleks on seal erinevaid võimalusi ja siis tuleb väike puhkepäev või paar puhkepäeva ja minnakse juba Mont Blanc'i tipu poole, et võimalusi on erinevaid, seal 2 tavarada on, üks on siis 3 tipumarsruut ja teine on Gutieri rada, kust käiakse, et reise teeme mõlemat marsruuti pidi ja siis tuleb see suur, loodetavasti õnnelikult lõpev raske teekond ette võtta. Esimene laager on, kui minna Gutieri rada, on 3700 peal ja siis sealt minnakse edasi, siis kus tuleb kiviseina ronida ja siis algab juba lumi, kust lähevad jalgakassid ja pannakse köide ja võetakse kätte kirka ja siis siuke 10-15 tundi on see tipupäev. Loodetavasti lõpus siis sa oled tipus ja jood oma tipujooki ja lehvitad lippu ja lööd reisikaaslastele plaksu ja. Nii et päris nagu 2 nädala pikk protsess ei ole, et jõuda et kohale jõudes alates läheb 2 nädalat aega, et tipuni jõuda, et on vaja pikemalt nagu olla ja uurida ja või siis matkata, et see ikkagi käib tegelikult võimalus on ka päris kähku seda asja teha. Ja kähku peabki tegema, sest inimesed loevad oma puhkusepäevi ja tihti see kulminatsioon on ikkagi sinna tipu jõudmine, on ju, et tuleb arvestada sellega, et mitte liiga kiiresti minna, nagu tervist kahjustavalt, aga samas minu kogemus ütleb, et ikkagi inimesed väga-väga ootavad seda tipupäeva, mis siis, et nad teavad, et see tuleb üks suur pingutus, siis neid sellised laagris istumise päevi minimeeritakse või küsitakse juba grupijuhi käest ka, et äkki me ikkagi saaks natukene koomale tõmmata ja varem tippu minna. Ja tihti ilm sätib, et kui tuleb peale torm, siis kas lähed varem, jätad mineku ära, et tormiga on ohtlik ja keegi jõudu katsuma loodusega ei lähe, et kui ei saa, siis ei lähe, aga ilma akende järgi nagu korrigeeritakse reisikava. Aga rääkides välisreisist, siis mis sinna lõpuks vaja on, et ma endal on välja tulnud nagu 3 märksõna, mille peale kindlasti peaks mõtlema, äkki kindlustus, varustus ja kogemus. Kogemusest me rääkisime, et sinu vedur arvatavasti teab sinu juba tausta või olete mingeid asju läbi teinud või oled ise trennis käinud. Aga just see varustuse ja kindlustuse osa, et need asjad, mida meil esialgu arvatavasti enne määreisi esmakordselt minnes ei ole. Et kas mida ma pean ostma, kui palju ma pean ostma, toome jällegi võib-olla selle Mont Blanc'i kõige lihtsamaks näiteks. Või kas ma pean üldse ostma, võib-olla on kõik renditav ja käin ühe korra ära ja siis vaatame edasi. Ja see on jumast hea point, et ei tasu kõike kohe minna ostma, sest hea varustus on kallis, kestab küll kaua, aga ei maksa vähe. Ja selleks, et teada, mida osta, mis on oluline, olgu see siis saapad või koorikjope, et selleks ikkagi oma kogemus on kõige parem teenäitaja. Et kindlasti midagi on olemas, selline võib-olla suusajope ja hästi paljud lihtsalt spordiriided aluskihtidena toimivad väga hästi. Saab rentida, et me ise rendime ja on ka teisi klubisid, kes rendivad, et ja vabalt võib-olla mõni sõber või tuttav, kellel on asjad, et tema käest küsida. Ja kindlustuse poole pealt, et kuna tegemist on ohtliku tegevusega, siis tuleks teha lisaks reisikindlustusele ka ohtliku tegevuse kindlustus. Et kui juhtub õnnetus, siis oleks vaja, et see abi saab kaetud. Ja neid pakkujaid on ka mitu, et me oleme kirjutanud enda kodulehel ka lahti, et oleks natuke lihtsam orienteeruda. Üsna lihtne on seda kindlustust teha. Ja üldjuhul see on niisama soovitus kõikidele reisijatele,
et reisikindlustus minul on siis ma räägin nüüd siis tavalisest reisikindlustusest, on mul kogu aeg aasta läbi. Tihti tuleb see ka mingite pangakaartidega kaasa, eks. Et ja see on hästi hea, sellepärast et kui pikalt enne reisi juhtub mõni õnnetus, ütleme, et murrad jalaluu või mingi perekondlik oluline sündmus, mis tõttu reisile minna ei saa, siis selleks, et saaks reisiraha tagasi, on vaja kindlustust sel hetkel, et tihti jäetakse kindlustuse tegemine hästi viimasele minutile, aga siis juhtub see õnnetus, näiteks ütleme jalaluumurd. Ja kui sa siis teed kindlustuse, siis sa ei saa näidata pabereid jalaluumuru registreerimist, mis on enne kindlustust. Et siuke väike mõte, et kogu aeg peal olev reisikindlustus tegelikult võib ennast nagu kuhjaga ära tasuda lõpuks. Aga nüüd tekkis juba sportlik huvi, et palju siuke varustus, algaja baasvarustus võib suurusjärgus olla, et palju maksta? Või seal on nii lihtne minna tuhandetesse oma varustusega, aga head saapad on siuksed 250 alates üldjuhul. Ja siis on need koorikkihid, mida eriti koorikjope, mis siis peab kinni vett, aga samas hingab ja on tuulekindel ja hästi kerge, mida siis kihilise riietumisena saab kasutada, et need on võib-olla saapad ja koorikjope on sellised kaks kallimat, et see koorikjope on ka sinna 250 kuni 500 on ju. Ja siis kõiki neid muid asju annab tegelikult kombineerida ja ka selle koorikjopega vabalt mina kannan igal pool kogu aeg seda, mitte ainult mägedes. Saapad samamoodi, kuigi nagu pole kõige mugavam võib-olla lõpuks, aga jah, ütleme, ma käisin kaevasin maal kaevu sügavamaks näiteks nende saabastega, et mingit kasutust ikkagi leiab. Seljakott on endiselt seljakott, et seljakotti saab seljakotina ka kasutada. Ja, aga ütleme, et mägedesse, kui on selline mägi, kus sa siis võtad oma ööbimisvarustusega kaasa, siis need seljakotid on 70 plus liitrit, et ta on ikkagi suht suur, et ma siin lähed tööle 70 liitrisega, siis seda vaevalt jah, aga kui juba pisik on palju reisida või just matkata muidugi. Näiteks ka Eestis, et siis kindlasti ma arvan, et ei pea ainult mõtlema, et see on minu mägivarustuse jaoks on ju. Ja muidugi. Aga kui mägireis veel ma olen võib-olla ebakindel endas, aga tahaks lihtsalt proovida, et mida see alpinism endast siis kujutab, et kust ma saan sellega tutvust teha? Aeg-ajalt me teeme koolitusi, mis on suunatud alustajatele, aga kes tunneb huvi võib-olla ronimise ja või alpinismi vastu, siis on ronimiskeskused Tallinnas, Tartus ja meie oma trennides on niimoodi, et kui meil 3 korda nädalas on trennid, siis üks kord nädalas on see, kus me pusime siis nende köitega ja õpime seda. Teine trenn on ronimine, ehk siis ronidki seina peal, siseseina peal. Ja 3. kord on siis aeroobne, kus me jookseme grupiga või teeme trepitrenni või. Ehk siis tegelikult te teete ikkagi väga palju asju või õpite esiteks uusi tegevusi elu jaoks võib-olla, kui sa räägid köitest, aga teistpidi, et alpinismi trenn iseenesest ei koosne ainult sellest, et seina peal turnida on ju. Et seal on nii palju muid faktoreid, mida tegelikult tuleks treenida. Ja kõik ongi, tegelikult on siia kõik need, eelmine episood oli unest juttu ja kõik hea toitumine, et kõik see käib sellise enda tervisest lugupidamise juurde, et mis on mitte ainult, et sa õpid need sõlmed selgeks, vaid et sa teed kõike muud ka. Ja me korraldame ka kondimootori nimelist ürituste sarja Eestis, mis on võib-olla selline täpselt paras katsumus, et panna end proovile, meil on seal 30, 50 ja 70 kilomeetrised rajad ja mis siis tuleb järjestikku ühel päeval läbida, valid endale sobiva raja ja siis lähed ja teed oma 10 000 samme seal ja siis vaatad, et kuidas enda
endaga maadlemine välja tuli ja kas võiks olla nagu huvi minna ka mägedesse, kus on täpselt samamoodi, et ei jaksa, ei jõua, ei taha, külm on, aga nagu lõpp pole veel käes. Aga kellele, küsin siis teistpidi, et kellele võib-olla see trenn nagu ei sobiks või kas on üldse sellist inimgruppi või on tegelikult igas vanuses ja igas soovis nii-öelda inimestele see uks avatud? Meil on enamik on harrastajad, või kõik on harrastajad, aga vanuse mõttes meil on kõige noorem äkki 15, kes on käinud trennis ja kõige vanem on peaaegu 80, et ütleme, nende ühine nimetaja on see, et nad on harrastajad, aga et meil ei ole piire, huvi on piir ja kui mingi võib-olla õnnetuse või muu asja tagajärjel ei saa midagi teha, siis jääd lihtsalt sellest trenni osast ilma, olgu selleks näiteks. Aga lahenduse tegelikult leiab ikkagi, või rakenduse just, et midagi õppida või katsetada. Jah, et kui ei saa joosta, siis me soovitame lihtsalt, et käi siis sina reedeti ujumas ja me käime reedeti jooksmas. Just. Ja kõrvalvaatajana enne siin natuke rääkisime ka, et on alpinism ja ronimine ja et see on väga palju nagu minu silmis populaarsust kogunud, et Eestis on neid keskuseid tekkinud esiteks palju ja seal on ikkagi tipptunnil vist päris tihe liiklus. Ja maailmas ka üleüldiselt, et ronimist on vaadeldakse nüüd kui ikkagi täiesti igapäevasporti, kus on algajad, harrastajad, kus sa saad alati ennast nagu kõrgemaks leveldada siis, kui nii võib öelda. Et kuidas sina seda näed, et kas harrastajate hulk nagu on kasvav või see on lihtsalt nagu ikkagi oma nagu selline veel nišivärk? Ta on nišš endiselt minu meelest Eestis, aga tõenäoliselt sellepärast, et meil ei ole ju välitingimusi, kus ronida, et meil ei ole sellist ajalugu, et teaks, et minu vanaema või vanaisa käisid kaljudel ronimas, et pigem seda ei ole, et see on ikkagi uus, aga see on väga kiiresti kasvav. Me just ehitasime Tartusse uue ronimissaali ka ja täpselt nagu sa ütlesid, et tipptundide ajal on ikkagi paksult rahvast täis ja väga kiiresti tekib juurde uusi gruppe, seda siis eriti laste hulgas. Käiakse sündmusi pidamas, kas siis kollektiivi või sünnipäevaga, et selline siseronimine on väga kiiresti populaarsust kogunud. Aga see ei tähenda tihti, et need samad inimesed välja läheks ronima. On väga palju inimesi, kes absoluutselt ei tahagi minna õue ronima. Teevad seda jõusalli asemel põhimõtteliselt. Täpselt. Ja see on jumalast hea, sellepärast, et mul oli kunagi seljaga probleeme. Ja ma ise vahelduva eduga olen siis sees ronimistrennides ka käinud selline 6-7 aastat. Et kui jääb paus sisse, kohe tulevad selja hädad tagasi. Ja peaks tegema neid harjutusi, tead küll, mida Fysio ütleb, et õhtul tee 15 minutit, aga mis nagu maru kiiresti kipuvad ära jääma. Fysio ütleb ainult, seida sina teed. Ja siis kui ma lähen ronima, siis mul need mured nagu jälle kaovad ära. Et üldfüüsiliselt väga kasulik, selline võib-olla dünaamiline, kerelihaseid teeb. Seal saab kõik kätte ikkagi. Kõik, jah. Ja mõtlema peab ka, et kui sa ei mõtle, siis sa nagu tammud seal ühe pulga peal pikalt, et natukene õpid tehnikat ka ja siis tekib juba see hasart, et hakkad oma numbreid lugema seal, et kuhu, mis taset ma praegu ronin ja kuhu tahaks jõuda ja võib-olla võtad mõnest võistlusedki osa. See on selline, tundub vähemalt väga sõltuvust tekitav treening, et sa saad iga kell nagu katsetada enda seda järgmist piiri ja seal on kõik need levelid ja oleme ka Stebis tiimiga käinud, et kõigile ettevõtetele ja sõpruskondadele soovitan ka, et võtke näiteks korra üks treener kõrvale, minge tutvuge. Ilmselgelt, kui mõnele see tundub raske, siis jah, see ongi alguses raske, aga kui sa saad need paar nõksu kätte, siis see asi muutub palju lõbusamaks kuidagi või sa teed selle esimese raja ära ja saadki aru, et
ütleme nii, et inimeste puhul ka, et inimeste sportlik vorm võib olla petlik, et mõni sobib sinna seina peale palju paremini kui keegi, kes on võib-olla eluaeg teinud kõvasti sporti, aga mitte umbes sellist spetsiifilist. Jah, easy to pick up, hard to master, eks. Just. Et saab lihtsasti alustada, kõikidel on mingi rada, tuleb välja, me oleme kõik roninud puu otsa väiksena. Aga nüüd, et saada heaks ja neid nagu päris pisikeste nukkidega keerulisi liigutusi teha, siis kulub ikka palju aega. Jah, aga siis tõmbaks praegu sellele nii-öelda üldteemadele joone alla, aga ma tahaks sinu käest mõnda küsimust nii-öelda küsida sinu enda kohta lihtsalt, et sa saad enda seest ka välja need võib-olla veel paar nippi saame sinu käest välja, mida siis kuulajad saavad äkki ära kasutada elus. Põhiline küsimus, mis ma kõigi käest pean küsima, on see, et mis on sinu jaoks heaolu? Hea soe tunne sees ja võib-olla see, et ma tunnen, et ma olen hea inimene olnud, et mul on hea, mul on hea, teistel on hea ja selline soe tunne sees. Väga hea vastus. Mis on äkki see üks mäetipp, mida igaüks võiks jaksata valutada või tõe peale nüüd mäetipp, aga selline, mida sa soovitaks peaaegu kõigile, mida võiks näha või kogeda? Munamägi. No vot, ma ühte tippu vist ei tahakski nimetada siin, sest neid võimalusi on niivõrd palju ja. Aga äkki siis küsin niimoodi, et Eestile kõige selline lähim koht, kuhu minna ja vaadata ja võib-olla sealt see pisik endale külge saada. Siis ma soovitakski minna Alpidesse. Ja olgu see Mont Blanc või seal samas massiivis mõni muu tipp, madalamaid tippe on seal hulganisti, kuhu saab matkata ja näha neid lumiseid tippe, võib-olla astuda sinna lume peale, ei pea minema kohe alpinistlikku tõusu tegema, aga kui see tundub midagi, et tahaks ennast proovile panna, siis on seal üle 4000 tippe küll juba. Mont Blanc muidugi Lääne-Euroopa kõrgeima tipuna esinimekirjas. Aga mis on meeldejäävam selline paik, mida sa oled külastanud? See peab olema tipp muidugi, aga just maailmas äkki mõni? Minu reisidest on top 1 on Tansaania ja see on sellepärast, et mul kuidagi oli selline, kui me käisime seal, siis me olime vist peaaegu 6 aega ja siis käisime, ronisime Kilimanjaro otsa, käisime 3 rahvuspargis ja siis lõpuks läksime Zanzibarile ja see rahvusparkide külastus just eriti Serengeti, et Tarangire ja Ngorongoro rahvuspargis käisime ka, aga just eriti Serengeti, et mul oli kuidagi lapsepõlvest siuke National Geographicu siuke pilt, et kuskil on lõvi ja siis kuskil eemal on elevandid ja siis on antiloobid kuskile. Et see on kuidagi hästi eraldatud ja siis nad nagu planeerivad oma jahti ja reaalselt on niimoodi, et sa sõidad seal džiibiga ringi, näed neid kõiki, ütleme, võib-olla mingi paik, kus sa näed korraga 10 eri liiki loomi ja siis need lõvid, kes on päris elus ka tõeliselt nagu kuningad, nad ei karda ei midagi kedagi, lihtsalt tõusevad püsti, lähevad söövad korra kõhu täis ja magavad edasi. Et see kuidagi kui kompaktne ja selline ühtsena toimiv see väike ökosüsteem ja liigirikkus seal oli, et see oli minu jaoks midagi täiesti teistsugust kui see, mis ma lapsepõlvest ja National Geographicust mäletasin. Ja siis nüüd ma olengi mõelnud, et ma oma lapsed kindlasti tahaks ka viia, et nad nagu ikkagi looma ja trellidest saaksid teistmoodi aru, et kuidas päriselt loodus ja loomariik toimib.
Nii et ühes kohas said nii palju elamusi tegelikult lõppkokkuvõttes. Jaa. Et said nii ronida kui kogeda. ja me oleme käinud enne niimoodi veel, et näiteks oma tütre 2. sünnipäeva pidasime ka loomapargis juhtumisi Itaalias. Niimoodi, et me olime üle kuu aja Itaalias, siis kus me ronisime alguses sõpradega ja siis perekonnad tulid järele ja siis lõbutsesime niisama ja käisime ringi ja suvel Alpides on väga tore, et kõik, kes käivad suusatamas või mäesuuska sõitmas või lumelauda, et minge suvel ka, suvel on super ilus seal. Äkki sul on üks podcasti või raamatusoovitus? Kas Endovist või siis ka erialast nii-öelda? Outlive on üks tore raamat, ma ei tea, kas on keegi juba öelnud seda raamatut äkki? Minu teada mitte. Jah, no võt, siis ma ütleks selle, et kuidas elada kaua ja mis muu kõik on oluline peale selle, et trenni teha ja õigesti süüa, et see on väga hästi kirjutatud raamat. Ehk soovitad ühte aktiivset spordiala ka, jätame siis oletame ronimised kõrvale, et äkki sul on veel mõni selline hobi? Mulle meeldib väga joosta ja ma arvan, et selline jooksmine, kõndimine, need on nagu natuke sarnased, et on kergelt siuke meditatiivne tegevus ja hästi paljudele probleemidele või sellistele muredele aitab nagu leida lahenduse, et sa mõtled millelegi, sul on kuklas mingi, olgu see siis äriline või eluline või suhte teemal mingi selline vastust vajav küsimus ja siis ma otsin podcasti või mõne audiobooki, mis võiks aidata mul nagu lahti mõtestada seda ja siis joostes kuulan ja siis vahepeal panen pausile ja jätan nagu oma mõtete ketramiseks ruumi ja see on vahepeal tundus, et nagu ma rohkem jooksmas käisin, et justkui kõik head mõtted tuleksidki ainult joostes ja et muidu käid tööl ja teed tööd, aga et need nagu head mõtted, need tulevad kõik joostes. Aga viimase küsimuse küsiks, ehk on sul üks selline rutiin, mida sa iga päev teed, mis annab su päevale nagu midagi juurde, et siin on kõlanud ka tavapäraseid, et kohvi joomine ongi väga oluline, aga mõni, kes kindlasti kõverdub oma varbaid või vastupidi enne õhtut mõtled 3 heale asjale, et kas sul on mõni selline, mida sa iga päev arvatavasti teed? See, nüüd viimane asi, mis ma teen, on see, ma proovin vara ärgata. Kas täitsa nagu 5 AM Club? Ja mul on 5 AM Club on eesmärk, aga mitte selline, et ma nagu 4:00 ärkan kell 5, vaid ärgata vara, et mul jääks aega oma asjade jaoks, sest pere ja lapsed siis tihti nagu kipub see nagu päev ära libisema kuidagi, et vara ärkamine olekski mu soovitus. Ja just selleks, et kas siis võtta ette mingi üks asi, mis kuidagi on lohisend, aga tegelikult väga vajaks tööd või siis lihtsalt selline lugeda midagi, õppida ja sel ajal, kui teised ülejäänud pere ärkab, siis tegelikult on selline värske tunne, et muidu hommikul nagu kui ärkad teistega koos, eriti kui on nagu lapsed, siis see kipub nagu, läheb hästi kiiresti selliseks nagu segasuma suvillaks, et see hommik on siuke nagu paras puder ja kapsad versus, et kui sa oled ise hommikul üleval, võtad teised nagu vastu, kui nemad ärkavad, siis kuidagi on palju harmoonilisem see hommik ja samas siis oled juba ära teinud midagi, mis sul võib-olla kaua kuklas istus, et tegemist vajab. Nii et ärka varem selleks, et teha midagi enda jaoks justkui lõpuks. Jah, täpselt. Just. Selge, aga ma arvan, et me oleme jõudnud natuke kõigest rääkida ja kui keegi tahab veel lisa uurida, siis Elamus Plussist guugeldage, leidke neid igalt poolt, et seal on hästi palju kui vaatate kodulehekülge ja kõike muud, siis
korduma kippuvad küsimused ja kõik muud on tegelikult ära vastatud ja ka varustuse kohta, et noh, ma arvan, et nii mõnigi niisama seiklushuviline hing leiab sealt vastuseid, et kuidas riietuda näiteks. Et minge Elamus Plussi jutule, minge trenni, minge ronige. Ja tegelikult Mont Blanc ei ole võimatu peaaegu kellegi jaoks meist, ma eeldan. Jah, elage põnevat elu, see on põhiline. Just, nii et nautige seda. Minuga oli Kristen ja Elamus Plussist, aitäh! Aitäh!